kuigi minust ei saanud loodusteadlaste ega professorite ega loodusega seotud inimest, siis tegelikult ma olen täiesti kindel, et loodusmaja õpetas mind ikkagi hindama kogu seda ümbrust, mis meil on, mis puudutab siis loodust, mets, loomad, kõik muud asjad. Minu need aastad, mis ma siin siis loodusmajas käisin, jäid kuskile vahemikku, ma arvan, 87 kuni 91. Ma ei ole päris kindel, see mälu teeb trikke siin aja jooksul, aga umbes selle ajal see võis olla ja meie see teine kodu siis kooli kõrval oli seal Tähe ja Alevi tänava nurgal, see üks niisugune heimastiilis maja, kus me siis käisime siis selles loodussõprade majas ja loodusringis ja sinna viis mind tegelikult minu klassivend Kaarel Lokk, mul on isegi see meeles, ja tema käis mingid korrad, ütles, et seal on väga kihvt ja kuidagi see tundus põnev. Ja mis ma sellest siis mäletan, ega need mälupildid on mingisugused, mul tulevad ette, kuna ma olen sellega läbi kirjutanud oma Minu Tartu raamatus, mida ma sealt mäletan. Ma mäletan, et meie klassiruum oli teisel korrusel ja selle juhendaja nime ma kahjuks ei suuda meenutada. Isegi praegu, kui ma hiljuti nägin ühte fotot siin, aga igal juhul ta tekitas mingisuguse sellise sooja tunde ja tahtmise, et ta tekitas huvi meil seal käia. Et ta tegi selle looduse armastuse meie jaoks hästi, armastama õppimise hästi mänguliseks. Sest ma mäletan, et me joonistasime ümber mingit taimi ja linde näiteks, siis me tegime seal herbaariumit loomulikult ja herbaariumit me tegime siis niimoodi, et me käisime seda ikkagi neid taimi koos ka korjamas, et me õppisime neid tundma. Ja loomulikult oli meil seal üks merisiga, mul on meeles, keda me siis seal saime toita ja katsuda. Minu arust olid ka äkki hiired, ma ei ole kindel. Ja midagi seal oli veel. Aga jah, see elu ei jäänud ainult sinna majja. Et me käisime Tartus, me käisime korjamas loomadele tammetõrusid. Sama need taimi puulehti herbaariumi jaoks. Aga mitte ainult, et meil oli see rõõm, see oli topelt rõõm, et me saime käia ekskursioonidel. Mis ta topelt oli? Üks asi on see, et sa saad minna kuskile. Teine asi oli see, et me saime koolist ära. Et see oli nagu hästi oluline, et kui teised läksid, istusid tundides, me läksime hommikul, tulid need vanad suured ikarusbussid ja me sõitsime siis kuskile Piusakoobastesse kindlasti, seal me käisime. Me käisime ka mitte ainult Eestis, me käisime kindlasti ka Siguldas, mul on meeles. Ega ma sealt suurt ei mäleta, et see on selline kuskile mälestuste tolmukorra alla sinna vajunud, aga see oli kindlasti niisugune pikk ja meeleolukas sõit, ega nende väikeste lastega seal sellist pikka otsa tol hetkel väga lihtne ei olnud vastu võtta, aga ometigi mindi ja tegelikult see oli ju kihvt ikkagi, et ega meie välismaa oligi siis ju Läti ja heal juhul Leedu ka ja mujale me ju väga ei saanud ja ikkagi läbi selle kogemuse nagu kuskilt minna ja näidatagi Siguldas neid seal mägesid ja muidugi köisraudtee ja Sigulda need kepikesed seal kõik, mis seal igaüks siis ostis koju endale kaasa. Et kõik need juurde, et see väljasõitud asi oli tõesti kihvt, jah. Kui ma nüüd peaks meenutama, kus me siis kõik ära käisime, et ega ma hästi ei suuda. Et neid kohti oli palju, ma mäletan, et me ikkagi käisime, ma julgen öelda, et iga mingi kas kuu või 2 tagant kindlasti kuskil, et mitte Tartus, aga me sõitsime, et olgu ta siis Elva, olgu ta kuskil järve äärde, ükskõik kuhu mujale. Ja mis see loodussõprade maja veel andis, siin korraldati siis mingi taimede tundmise mingi võistlus äkki. Ja see oli koolide vaheline, et me siis osalesime ka, seal oli mina, minu klassivend, mul on see meeles Aivo Agu oli, siis on täna loodusteadlane Erki Unap oli meil veel 2 või 3 inimest veel äkki ja meid viidi kuskile, mis koht see on, ma ei teagi. Ühesõnaga kuskile loodusesse, kus me siis käisime ringi ja siis me pidime seal tundma taimi ja pärast siis oli see mingisugune viktoriin ja me võitsime selle. Aga kuidagi juhtus niimoodi, et meiega haakis kaasa ennast üks kuulus onu, kes on Toomas Jüriado, kellele see nimi midagi ütleb, see oli siis tollase Vikerraadio üks saatejuht, kes tegi loodussaateid ja kes tegi ka lastesaateid. Ja selline lastesaade nagu Siller oli. Täna on täiesti need veebis saadaval.
ja seal on päris mitme ka loodus, ma tean, et ma olen ise hiljem kuulanud huvi pärast, et seal on täiesti need siis Loodussõprade Maja vilistlased on siis seal kohe pikemaid saateid ka salvestanud temaga, et tasub kuulata. Aga juhtus niimoodi, et jah, et tema millegipärast haakis meie sappad ja tegi meiega siis selle Silleri saate, et käis kaasas ja küsis ja kui me seal taimi asju uurisime. Ma ei ole seda leidnud arhiividest, seda saadet, aga seal oli see äge asi, et see oli minu esimene avalik ülesastumine siis, võib öelda. Et täna ma käin hästi palju esinemas, ma olen kõik need erinevad meediumid läbi siin proovinud, aga siis oli esimene ja loomulikult ma vastasin pooltele küsimustele raadioeetris noogutades ja pead raputades. Nii et minu see hääle, see eetri aeg jäi seal üsna väikeseks, aga ma midagi ikkagi rääkisin ka, jah, et võt selline meenutus tuli. Ja ma olen kirjutanud sellest tõsi selles minu Tartu raamatus, et minust ei saanud ei loodusteadlast ega bioloogi ega mitte midagi muud, aga need õpetajad, need inimesed, kes see majas on, nad kindlasti mõjutasid ja andsid mulle midagi kaasa, et miks ma olen ka täna see inimene, kes ma olen, et nemad olid ka hästi olulised õpetajad. Kindlasti on minu rändamise kihk on pärit ka siit, et ma täna käin tõesti, ma olen käinud üle 50 riigi ja ma kolangi just nimelt mitte ainult suurlinnades, ma lähengi vulkaanid otsa, ma lähen džunglisse, ma lähen Amazonases, ma olin 5 päeva täiesti vihmametsas Livotšetõrkini selles nii-öelda nendes onnides, kus ei olnud mobiililevi ega vett ega elekter päiksepatareidega ja olid anakondad ja laiskloomad ja kõik muu, et see ei oleks tulnud, kui ma ei oleks saanud kuskilt siit midagi juurde, et loomulikult mul on minu vanaemad ja vanaisad ja maakodud ja kõik on ka mõjutanud, aga ikkagi selline, see andis mingisuguse sellise, kuidas ma ütlen, sellise tekitas uudisimu, et mismoodi need asjad seal looduses siis päriselt käivad ja kindlasti alateaduses ma olen seda kandnud siis kogu aeg, ja pluss see sama asi, et ma olen õppinud tänu sellele kindlasti ka jälgima ja märkama rohkem asju ka inimeste seas enda ümber, kuna meil õpetati just ju märkamist siin ka looduses, neid kõige pisemaid, keskmisi ja suuremaid asju ja loomi ja kõike muud, et see on, iga asi on oluline elus, et kuhu sa satud ja aru saab sellest muidugi alles kunagi hiljem.